No nii, kätte on jõudnud meile väga armas aeg. Meie kodumaa, kuidas siis öelda, sünnipäev. Vabariigi aastapäev. Vabariigi aastapäev. 107. aastapäev ja 11. vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäik ajalooliselt. Et alustas seda tõrvikurongkäigu traditsiooni noorte liikumine Sinine Äratus aastal 2014. Esimesel tõrvikurongkäigul oli meid 120 inimest umbes ja siis see aja jooksul kasvas ja täna oleme siis jälle siin nii nagu ikka, et tähistada oma vabariigi aastapäeva. See ei ole kunagi olnud mingisugune poliitilise kampaania üritus, mingi erakonna propaganda üritus. Selle mõte on olnud tuua kokku Eesti rahvuslased, erinevad rahvuslikud jõud, kõik, kes tahavad avaldada austust meie esivanematele, neile, kes on meie riigi eest võidelnud ja ühiselt seista Eesti eest, isegi kui meil võivad poliitikas näiteks olla erimeelsused. Ja täna oleme me siin just selle pärast ja eks siis loodame ja näeme, et õnnestub see koostöö ja kõik ilusti, et Eesti rahvuslased, Eesti inimesed saavad ühiselt marssida läbi Tallinna vanalinna ja vabariigi aastapäeval. Nii, Ruuben, ja nagu ma aru saan, see on ju, sina olid selle üks algatajatest, selle ürituse üks algatajatest. Jah, nii see oli, et sel ajal, kui Sinine Äratus seda traditsiooni alustas, mina olin Sinise Äratuse esimees, oli meid seal veel mitmeid aktiivseid noori ja väikesest seltskonnast kasvas välja suur idee, et saime kõvasti inspiratsiooni Lätist. Läti rahvuslased on novembris oma iseseisvuspäeval tõrvikurongkäiku pidanud juba aastakümneid ja see on väga ilus traditsioon, mis on aja jooksul levinud ka Soome ja Leetu, siis Eesti ja Läti eeskujul. On sul mingisuguseid näiteks soove tänase vabariigi aastapäeva puhul? Ütleme, hea küll, seda tänast üritust korraldab siin keegi teine, aga ütleme inimestele sellist ilusaid soove midagi meie vabariigi aastapäeva puhul. Ja kõige tähtsam on minu arvates praegusel väga keerulisel ja geopoliitiliselt raskel ajal see, et me tõesti suudaks rahvana hoida kokku, sest me ei tea, mis võib tulla juba kuude pärast, juba mõne aasta pärast Eestimaale. Me ei tea, millal me peame uuesti seisma oma riigi, oma vabaduse eest, nii nagu tegid meie esivanemad. Ja meie kõige suurem oht ja vaenlane on tegelikult see, kui me omavahel läbi ei saa, kui me ei tunne ennast ühtse rahvana, kui me laseme oma päevapoliitilistel erimeelsustel ja teisejärgulistel küsimustel ennast rahvana lõhki rebida. Me ei tohi lasta seda teha, me peame olema valmis Eestit kaitsma, tulgu mis tuleb. Seega ilus koht oleks siin soovida kõigile kodurahu. Just nii, et see rahu oleks alati südames, ükskõik mis on ümberringi. Aitäh sulle, Ruuben, selle lühikese, kuid ilusa intervjuu eest. Ikka, head vabariigi aastapäeva. Selline küsimus ka, et ma näen, et teil on sinna Ukraina lipp kaasas, et kas seda võib lugeda mingit viisi provokatsiooniks või mis selle eesmärk on? Täna on lisaks sellele, et meie 107. meie riigi aastapäev, ka 3. aastapäev, kus Ukraina rahvas on kaitsnud väga vapralt oma vabadust ja usun, et iga Eesti rahvuslane võiks mõista, et see on ühine võitlus, kui me ei toeta Euroopa rahvusriike, kes oma püsima jäämise eest on valmis kõik kaalule panema. Ja Ukraina on praegu meile selles kõiges eeskujuks, et kui me neid ei toeta, siis mis rahvuslased me oleme? Et see on see küsimus. Minu meelest on väga tähtis praegu meeles pidada ka Ukrainat ja neid Ukraina mehi, kes võitlevad rindel ja kannatavad meie kõigi vabaduse eest.
tõrvikurongkäigu idee autorina, algatajana ma võin lihtsalt öelda, et selle tõrvikurongkäigu mõte on alati olnud tuua kokku kõik Eesti inimesed, kõik, kes peavad pühaks ja tähtsaks meie vabadusvõitlust, meie rahvusriiki, seda, kes me oleme ühe rahvusena, ühe hõimuna, et kui EKRE jaoks on see tõrvikurongkäik tähtis ja südamelähedane, siis on sellest ju ainult hea meel, et on inimesi veel peale meie, peale Sinise Äratuse ja peale meie erakonna, kes selliseid traditsioone elus hoiavad. Nii, meie erakonna aseesimees. Oled ka siin kas tõrvikurongkäigul nüüd esimest korda või juba mitmendat? Jah, tervitus kõigile ikka mitmendat. Ikka mitmendat? Jah, et sisse käidud veel. Kuidas seekordne üritus meeldis? Seekord tegelikult on hea ja et üsnaga tore, et rahvas on ühtne, et on sõbralik ja et üks tõrvikute alla kogunemine olenemata maailma vaatest, et see ikkagi kutsub inimesed. Kuidas näeksid, kas selline üritus võiks jätkuda? Absoluutselt ja et mitte ainult Tallinnas ja Tartus, et siis aga ka tegelikult võiks olla juba üle terve Eesti igas linnas. Mida meie erakond saaks selle jaoks teha näiteks, et sellist üritust toetada või koos näiteks kas või teha või edaspidi? Ma usun, et meie erakond saaks ka hakkama tegelikult sellist ürituste korraldamisega, kui väiksemalt, aga see on tehtav. Et tegelikult on tore näha, et inimesed on ühtsed ikkagi vaatamata kõigele. Väga palju on välismaalaseid. On sul mingeid soove Eestimaa rahvale? Täna on ikkagi vabariigi sünnipäev. Jaa, on ikka ja sooviks Eesti inimestele edu ja rahulikku meelt. Et küll me saame hakkama, et eks need ajad ikka muutuvad ja lähevad paremaks. Et vähemalt meie enda oma erakonna poolt teeme ikka kõik selleks, et ikka paremaks ikka läheks. Aitäh sulle palju ja ilusat aastapäeva!